oleme oma rännakul jõudnud Kilingi-Nõmmesse, Pärnumaa lõunaosas asuvasse Saarde vallas paiknevasse linna, mille tähtsaimaks ajaloo ja kultuuri ja mälestusobjektiks võib pidada 1710. aasta Põhjasõja pärimusega seotud ajaloolist mändi. Ent lisaks sellele tegeletakse siin ka muude väga toredate ettevõtmistega. Näiteks on kohalikud meistrimehed otsustanud jõuludeks ja aastavahetuseks kaevata maa sisse 11,8 kilomeetrit veetorustikku, 10 kilomeetrit isevoolset ja 2,3 kilomeetrit survekanalisatsiooni torustikku. Tervist, Raul Altnurme. Tere. Te renoveerite biopuhastit. Me renoveerime biopuhastit, me rajame uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke ja lisaks rekonstrueerime ka olemasolevaid torustikke. Ja plaan on siis rajada igale Kilingi-Nõmme linna elanikule vee- ja kanalisatsiooniühendus. Ja selleks ongi ellu kutsutud see projekt, mille ääres me praegu hetkel seisame. Kuidas see vee puhastamine toimub? No vee puhastamine toimub kahte moodi. Et üks võimalus on, et kui me pumpame puhast joogivett välja, et siis me ka reaalselt erastame sealt raua. Aga antud juhul, mis teid võib-olla rohkem huvitab, on meie reoveepuhasti rekonstrueerimise projekt, kus me siis puhastame olemasolevat olmereovett ja viime vastavusse nii lämmastiku kui ka fosfori näitajad. Kas see biopuhasti tähendab seda, et see on vegan? Biopuhasti tähendab seda, et ta on nagu poolenisti vegan. Et reaalselt me kasutame näiteks fosfori erastuses bioloogilist puhastust, kuid meil on võimalus kasutada ka keemilist fosfori erastust ja panna siis sellist keemiat natukese hulka, et ütleme siis nii, et see on poolenisti vegan. Kas see, et te nüüd selle vana puhasti ära renoveerite, tähendab seda, et Sibi-autod jäävad tööta? Mitte täielikult, sest jäävad alles ka olemasolevate külade elanikud, kes kasutavad ikkagi ka sellist lokaalset reoveepuhastust ja selle tõttu viiakse nende kraam nii-öelda ka tulevikus Kilingi-Nõmme reoveepuhastisse. Kui palju on neid elanikke, kes sellest kasu saavad? No kokku me võime öelda, et sellest projektist saab kasu isegi 2100 inimest, sest Kilingi-Nõmme reoveepuhasti on planeeritud teenindama just sellist inimeste hulka.